Vesi! Tundub, et Araabia Ühendemiraadid on tüdinenud Iraani rünnakutest nende tsiviilisikute vastu. Lisaks sellele liitub selle operatsiooni jaoks Lähis-Idas veel 4 lennukikandjat. Ja Iraani uus ajutine juht Ali Larazani ähvardab president Trumpi tappa kättemaksuks ülemjuhi mõrva eest. Alustame Araabia Ühendemiraatidest. Nagu näete, on Iraan selle sõja algusest peale rünnanud Araabia Ühendemiraate rohkem kui 1500 korda, kasutades rakette ja droone. Araabia Ühendemiraatide kaitsejõud on alla tulistanud üle 94% rakettidest ja droonidest. See ei muuda fakti, et Iraan on sihtinud Araabia Ühendemiraate rohkem kui ühtegi teist riiki. Selle kinnituseks on meil ka numbrid. Üle 40% Iraani rünnakutest on suunatud Araabia Ühendemiraatide vastu, üle 2 korra rohkem kui Iisraeli vastu. Ja oluline on märkida, et Iisrael on selles sõjas aktiivselt osalenud. Siiani ei ole Araabia Ühendemiraadid Iraani rünnanud. See tähendab, et Iraani agressioon on puhas terrorism, sest nad ei ründa isegi USA baase Araabia Ühendemiraatides. Nad ründavad hooneid ja autosid teedel, et tekitada kaost. Vaadake seda klippi. Auto sai tabamuse liikluses. Ja siis on meil kaadrid Iraani droonist, mis lendab Burj Khalifasse, maailma kõrgeimasse hoonesse, mis on muide elamuhoone. Ja kui Iraan väidab, et nad ründavad ainult sõjalisi sihtmärke, kuid samal ajal sihivad autosid teedel ja lihtsalt elamuid, näitab see, millised on nende tegelikud eesmärgid. Vaadake seda klippi. Juba nädala alguses saime teateid, et Araabia Ühendemiraadid valmistuvad sõjaliseks tegevuseks Iraani vastu, et peatada Iraani raketid ja droonid, mis neid tabavad. Me ei teadnud, millal või mida nad sihivad, aga teadsime, et seda arutati. See oli 2. märtsil. Ameerika Ühendriikide senatorid, näiteks Lindsey Graham, kutsusid Saudi Araabiat ja Araabia Ühendemiraate sõtta sekkuma, sest neid rünnatakse ja nad peavad reageerima. Mis juhul, kus sul oleks tulevikus keegi Iraanis, kes tahab. Inimestega, kes ei taha ehitada tuumarelva, et meid tappa. Mis siis, kui tulevikus oleks Iraan, mis ei toeta Hezbollah, Hamasi ja Hutisid? Sinna suundume. Donald J. Trump plaanab terroristliku režiimi kukutada. Meil saavad olema partnerid Iraanis ja avame tee rahule. See lahene ise. Kõik teised presidendid on öelnud, et tegutseme. President Trump on sellega juba tegelenud. Täna kinnitatakse, et Araabia Ühendemiraadid sekkusid ja sooritasid esimese ründeakti. Tundub, et see uudis tuleb Iisraelist, kus kõrged Iisraeli ametnikud väidavad, et Araabia Ühendemiraadid tegid oma esimese ründeakti Iraani vastu, rünnates Iraani magestamistehast. Oluline on märkida, et Araabia Ühendemiraadid pole seda kinnitanud. Iisraelased ütlevad, et see oli väike rünnak ja pigem sõnum Iraanile. Kui nad jätkavad Araabia Ühendemiraatide sihtimist, ei karda Araabia Ühendemiraadid vajadusel sekkuda. Räägime täpsemalt soolavee eemaldamise rajatise rünnakust, sest teated on vastuolulised. Alles hiljuti väitis Iraani välisminister, et just USA korraldas soolavee eemaldamise rajatise rünnaku Iraani soolavee eemaldamise tehase vastu Hassami saarel. See mõjutas 30 küla veevarustust. USA seda ei kinnitanud ja Iraan ei toonud tõendeid.
Paljud arvasid, et see oli Iraani eskalatsiooni ettevalmistus. Nad süüdistasid USA'd rünnakus ja kavatsesid rünnata Lähis-Ida soolavee eemaldamise tehaseid, et panuseid tõsta. Me teame, et Iraani eesmärk on selles sõjas ellu jääda. Nad soovivad majanduslikku kahju tekitada Pärsia lahe naaberriikidele, samal ajal avalikult oma terroriaktide pärast vabandades. Nagu paljud teist võivad teada, on Lähis-Ida enamasti kõrb ja see tähendab, et magevett ja joogivett on raske saada. Paljud Lähis-Ida riigid saavad joogivee soolavee magestamise tehaste abil. Need tehased muudavad merevee joogikõlblikuks ja muudeks kasutusteks sobivaks. Kuveidis saadakse 90% Omaanis, 86% Saudi Araabias, 70% ja Araabia Ühendemiraatides, 40% joogiveest tehastest. Nende probleem on, et enamik vett tuleb ühest tehasest. Kui Iraan selle tehase tabab, kaob suurem osa veevarustusest. Arva, mis siis juhtub. Iraan hakkas tõepoolest Lähis-Idas magestamistehaseid ründama, alustades Kuveidist. Aile levitasid IRGC-ga seotud meediakanalid umbes 2 tundi Bahreini magestamisjaamade kaarte. Bahreini valitsus kinnitas, et Iraani droonirünnak tabas nende magestamistehast ja põhjustas materiaalset kahju. Iraan ründas samas rünnakulaines ka suurt hotelli Bahreinis. Nad tabasid Kuveidi lennujaama kütusemahuteid ja Sotsiaalkindlustusameti kõrghoones asuvat peakorterit. Kuveidis hukkus nende rünnakute tagajärjel 2 ohvitseri. Iraan eskaleerib sõda Lähis-Ida riikide vastu, sest peab seda ainsaks võimaluseks ellu jääda. Nad näevad, mida USA ja teised lääneriigid teevad ja mõistavad, et peavad kiiresti Lähis-Ida riikidele survet suurendama. Enne edasiliikumist vajutage palun allpool meeldib ja tellimisnuppu. See aitab meid algoritmis ja jõuda rohkemate inimesteni. On raske üle hinnata, kui oluline on vesi paljudele Lähis-Ida linnadele, eriti soolavee magestamise teel saadud vesi, mis tuleb tehastest. Paljud eksperdid ennustavad, kuid ennustused kipuvad tavaliselt valesti minema. Aga paljud eksperdid ennustavad, et ilma soolavee magestamisjaamadeta kaovad Lähis-Ida linnad, need suurlinnad, mida me näeme, sõna otseses mõttes ära. Inimesed peaksid põgenema või minema kohta, kus on vett. See on väga oluline. Iraan teeb seda, kuna režiim mõistab, et nende aeg hakkab lõppema. Alles hiljuti saime teada, et USA saadab 3. lennukikandjate grupi Lähis-Idasse, mis teeb sellest suurima lennukikandjate koondamise pärast Iraagi sõda. Siin on rohkem üksikasju. 3. USA mereväe lennukikandja ründegrupp valmistub Atlandi ületamiseks ja Iraani sõjaga liitumiseks. USS George H.W. Bush on lõpetanud ettevalmistused Cape Pattersoni lähedal ja saadetakse peagi välja. Eeldatakse, et ta liigub Ida-Vahemere pärast seda, kui lennukikandja USS Gerald R. Ford ületas neljapäeval Suessi kanali ja on nüüd Punases meres. Lisaks 10 lennukikandja ründelennukitele on löögigrupi raketihävitajad samuti valmis sihtmärke, sealhulgas Jeemenis, ründama. Kui ilmnevad märgid Huti mässuliste rünnakutest Iisraeli või rahvusvahelise laevanduse vastu? See tähendab, et varsti on selles piirkonnas USS George H.W. Bush, USS Gerald R. Ford ja USS Abraham Lincoln. See tähendab, et 75% olemasolevatest lennugruppidest on nüüd suunatud Iraani vastu. See on väga suur asi. Nagu te ilmselt teate, ei saa kõiki lennukikandjaid korraga kasutada, nagu ka muud sõjatehnikat. USA-l on 11 lennukikandjat, kuid tavaliselt on kasutamiseks saadaval umbes 4-5, kuna ülejäänud on hoolduses, meeskonnapuhkusel, väljaõppel või muudel sarnastel põhjustel. Umbes 75% saadaval olevast asub selles piirkonnas ning siia saabuvad ka teiste riikide lennukikandjad. Pärast Iraani rünnakut Prantsuse baasile Lähis-Idas teatas president Macron, et saadab lennukikandja Charles de Gaulle'i piirkonda. See on samuti tuumajõul töötav lennukikandja, sarnaselt USA omadega. Ja see on ainus lennukikandja, mis Prantsusmaal on. Seega kindlasti ei tehtud seda otsust kergekäeliselt. Oluline on märkida, et Prantsusmaa pole teatanud liitumisest selle operatsiooni ründava poolega.
lennukikandja läheb tõenäoliselt sinna, et kaitsta Prantsusmaa liitlasi, peamiselt Pärsia lahe riike, kes teevad koostööd Prantsusmaaga nagu USA-ga. See on siiski suur abi, sest Iraani vastulöök on juba vähenemas ja võib veelgi väheneda. Rohkem tulejõudu piirkonnas suurendab tõenäosust, et Iraan nõustub õiglase tuumaleppega ja maailm muutub turvalisemaks. Nüüd näib, et Ühendkuningriik plaanib saata 1 või 2 lennukikandjat, kuid Washingtonis pole see hästi vastu võetud, sest president Trump tegi selle kohta avalduse. Trump ütleb, Ühendkuningriik, kunagine meie suur liitlane, kaalub lõpuks 2 lennukikandja saatmist Lähis-Idasse. See on okei, peaminister. Meil neid enam vaja ei ole. Me ei vaja inimesi, kes liituvad sõjaga pärast võitu. Nüüd keskendume Iraani sisemistele sündmustele. Eile rääkisime sellest, kuidas Iisrael korraldas suure rünnaku Iraani naftahoidlate vastu. Rünnak oli nii võimas, et see muutis sõna otseses mõttes ilma Teherani ja teiste lähedal asuvate linnade ümbruses. Nüüd on meil värsket infot. Teheranis asuv CNN-i reporter on Iraani režiimi loal seal. Seda tasub raportit vaadates meeles pidada. Selle põhjal, mida ma näinud olen, on need raportid huvitavad. Vaadake ise. Teheranis pärast Iisraeli rünnakut Iraani naftahoidlatele. Hommiku olukord. Sellise hommikuga ärkab Teheran täna. Linna kohal on väga paksud mustad pilved. Seda on näha igal pool. Seal on linna lääneosa, siin põhjaosa. Tavaliselt näed selles suunas Alborzi mägesid, kuid nüüd katavad kõik pilved. See järgnes suurtele õhurünnakutele linna lõuna ja lääne osas eelmisel ööl, kus tabati naftatöötlemisrajatisi ja naftahoidlaid. Tundub, et ka rafineerimistehas võis pihta saada. Ja nüüd näed, et taevas on ka täna hommikul väga tume. Eile nägime taevas paksu musta suitsu. Linna lõunaosas olid suured tulekahjud. Aga ma tahan sulle veel midagi näidata, sest ka vihma sajab, kuid näed, et vihmavesi on tegelikult must. See tundub olevat õliga küllastunud. Ja kui me sinna vaatame, näed, et ka siin allavoolav vesi on must. See ongi see, mis täna hommikul alla sajab. See õline vihm, mis meil praegu Iraani pealinnas pärast rünnakuid sajab. Täna hommikul teatatakse, et õhukontroll Iraani kohal on peaaegu täielik. See tähendab, et Iisraeli ja USA õhujõud kontrollivad täielikult Iraani õhuruumi ja saavad vajadusel missioone teha. Täna hommikul avaldati uued kaadrid IDF-i rünnakust politsei peakorterile Iraani Kurdistani lääneosas. Sekundaarne plahvatus viitab sellele, et politsei jaoskonnas hoiti palju relvi. Vaadake klippi. Alles eile andis Iraani de facto juht Ali Larijani umbes tunniajase intervjuu Iraani meediale. Selles intervjuus vastas ta küsimustele, mida kõik endalt küsivad. Ja kindlasti on selles intervjuus huvitavaid osi, mida tahan teiega jagada. Aga enne kui ma teile neid klippe näitan, tahan ühele asjale tähelepanu juhtida. Vaadake, kui hirmunud on Iraani juhid. Intervjuu on salvestatud pimedas, taustal pole midagi näha. Ja selle põhjuseks on see, et Iraani juhid ei taha, et Iisraeli või USA luure saaks teada, kus nad end peidavad. Ja siis nad lihtsalt kõrvaldatakse. Ja sellepärast viidi intervjuu läbi sõna otseses mõttes pilkases pimeduses. Mitte midagi pole näha. Aga vaatame kõigepealt seda esimest klippi, kus de facto juht ähvardab põhimõtteliselt president Trumpi. Ta ütleb, et Trump peab maksma Khamenei tapmise eest. Kuulake. Härra Trump arvas, et ta võib lihtsalt Venezuelat proovida ja kohe tegutsema hakata. Ta on nüüd lõksus ja me ei jäta seda nii. Ta peab selle eest maksma. Ta tappis meie juhi ja tegi temast märtri. Me ei jäta seda nii. Ta tegi meie inimestest märtrid. Üle 1000 meie inimese hukkus märtrina. See ei ole lihtne. Nüüd tahan ma rõhutada, et Iraan üritas 2024. aasta valimiste ajal president Trumpi 2 korda mõrvata.
Ja ma tahan ka kõigile meelde tuletada, et president Biden, kes oli president sel ajal, kui me saime teada sellest vandenõust, kui FBI paljastas need inimesed, kes seda Ameerika Ühendriikides kavandasid, president Biden ütles avalikult, et kui Iraan üritab midagi sellist, siis see tähendab sõda. See oli siis USA seisukoht, kui Trump oli lihtsalt presidendikandidaat ja endine president. Kujutage ette, mis juhtuks, kui Iraan üritaks praegu president Trumpi tappa. Iraani režiim peaks seda meeles pidama. Liigume edasi teiste klippide juurde. Siin räägib ta, kuidas Iraan soovib pikka sõda. Ainus põhjus, miks nad tahavad pikka sõda, on see, et nad arvavad, et USA tahab lühikest sõda ning nad soovivad seda võimalikult kaua venitada. Kuulake. Alguses kavatsesid ameeriklased Iraani juhtkonna ja mõned meie komandorid tappa, et tekitada Iraanis sisemist kaost. Esimene samm oli haldus- ja valitsemisstruktuuri häirimine. Ameeriklased arvasid, et see saavutatakse kiiresti. Nende strateegia oli pidada sõda intensiivselt ja lõpetada see kiiresti. Nad ei arvanud, et iraanlased neid kinni hoiavad. Nüüd on nad meeleheitel. Nad proovivad selliseid asju nagu Venezuelas, arvates, et nad suudavad kontrolli enda kätte võtta. Nad arvasid, et see saab läbi ja nemad võidavad, aga nad jäid kinni. Nad uskusid, et andes Iraanile nii tugeva löögi, suudavad nad hävitada rahva moraali ja selle tulemusena häirida riigi valitsemisstruktuuri. Seda ei juhtunud. See intervjuu oli suunatud nii kodumaisele kui rahvusvahelisele publikule, seega peame seda arvestama. Me ei saa temalt oodata, et ta ütleks, me saame selles sõjas rängalt lüüa, sest ta on de facto juht. Sa ei saa üheltki juhilt oodata, et ta seda ütleks, aga vaatame lihtsalt tegelikku olukorda. Iraanil ei ole isegi kontrolli oma enda õhuruumi üle. Tegelikult rääkisime alles eile sellest, et Ameerika hävitajad tangivad õhus Pärsia lahe kohal Iraani õhuruumis. See näitab, kui vähe nad usuvad Iraani võimesse Ameerika hävitajaid ja pommitajaid alla lasta. Iraani juht tapeti sõja esimeses rünnakus ja Iraani juhtkond peidab end praegu. Nad väldivad koos kohtumist, sest teavad, et see oleks ahvatlev võimalus rünnakuks. See riik kaotab sõda, kuid nad ei saa seda intervjuus öelda. Tasub seda meeles pidada. Veel tasub meeles pidada, et Iraani president vabandas eile avalikult. Ali Larijani intervjuu toimus kohe pärast Iraani presidendi vabandust. Ja selles intervjuus kritiseerib ta omamoodi Iraani presidendi sõnumit, öeldes sisuliselt, et Iraani rünnakud ei peatu. Oluline on märkida, et sellel mehel on praeguses režiimis tõenäoliselt rohkem võimu kui Iraani presidendil. Seega on tema sõnadel suurem kaal. Kuulake, mida ta ütles. Islamivabariigi löögid jätkuvad pidevalt. Me ei lase neil pääseda. Nad ei peaks eeldama, et laseme Ameerikal selle kiiresti maha vaikida ja väita. Me andsime löögi. Liigume edasi ja klaarime selle ära. Asjad saavad laheneda alles siis, kui nad mõistavad, et neil pole enam õigust Iraani suveräänsust rikkuda. Ja kui nad kompenseerivad Iraani rahvale nende kaotused. See rahvusvahelisel areenil tekitatud segadus maksab neile kallilt. Te tapsite Iraani juhi. See on pretsedenditu. Selle eest tuleb kallilt maksta. Me ei jäta seda niisama. Ja mõned raportid väidavad, et nad on oma rünnakutega hävitanud Iraani raketivõimekuse. Kuidas te neid raportid hindate? Kust need tabamused siis tulevad? Need on lihtsalt nende soovunelmad. Nii et sadu rakette tabab neid iga päev, pidevalt. Kust need tulevad? Neil on ekslik arusaam. Tänu Jumalale on meie raketivaru töökorras ja neid juhitakse suurepäraselt. Siis pärast intervjuud läheb ta Twitterisse ja postitab selle asja. Põhimõtteliselt öeldes, et Iraani õhutõrje tulistas just alla USA lennuki. Ta ei öelnud seda otse, vaid vihjas. Aga kui te lähemalt vaatate, siis lennuk, mida ta videos näitab, on MiG-29. Ma ei mäleta, et USA või Iisraeli õhujõud oleksid kunagi MiG-29-ga lennanud. Nad kasutavad ainult lääne lennukeid. Tundub, et Iraani juht jagas videot Iraani hävitaja alla tulistamisest.
See ongi selle sõja reaalsus, milles oleme. Seejärel jagas ta avaldust, et on kuulnud Ameerika sõdurite vangi langemisest. Loomulikult tal selle väite kohta tõendeid ei olnud. Ei pilte, ei videoid. Aga ärge muretsege, Iraani kontod jagasid selle väite kohta pilte küll. Vaadake ise, siin on need pildid. Konto väidab, et Delta üksuse sõdurid tabasid Nicolas Maduro. Iraanis võeti nad ise kinni, sest Iraan pole Venezuela. Kui piltidest aru ei saa, on tegu tehisintellektiga. Vaata pildi paremasse alumisse nurka. See on Google Gemini logo. Tehisintellekti rakendus, kus saad kirjeldada soovitud pilti ning see loob selle nullist, isegi kui pilt ei vasta tegelikkusele. Iraanlased üritasid esitada tõendeid vägede kohta, mida nad väidetavalt kinni pidasid, kuid see on nende ainus esitatud tõend. See tõestab taas, et Iraani propagandavõimekus on palju tugevam kui nende tegelik sõjaline võimekus.